Mai lõpus tegid meditsiinitudengid lõpueksameid. Eesti pidi saama juurde ligi 150 uut spetsialisti, keda meie tervishoiusüsteem nii hädasti vajab. Aga nagu üks lõpueksameid teinud tudeng ütles, on paljud tema kaasõppurid juba ostnud praamipiletid. Ehk siis otsustanud alustada oma karjääri mitte Eestis, vaid Soomes. Miks see niimoodi on? Sellel on kaks põhjust. Esimene neist on see, et Eesti tervishoiusüsteem on olnud süsteemselt alarahastatud. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega investeerime tervishoidu ligi kolmandiku võrra vähem. Patsientide jaoks tähendab see loomulikult pikemaid ravijärjekordasid, aga meedikute jaoks ülekoormust ja palka, mis ei ole konkurentsivõimeline. Teine põhjus selles kontekstis on kahtlematult Tallinna haiglavõrgu killustatus. Ajalooliselt on niimoodi kujunenud, et Tallinnas on kokku 4 haiglat, millest üks ehk siis Põhja-Eesti regionaalhaigla kuulub riigile ja 3 haiglat, see on Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglad ja Tallinna lastehaigla, kuuluvad linnale. Kui viimase 15 aasta jooksul on riigihaigla peaaegu tervikuna rekonstrueeritud, sinna on palju investeeritud, siis Tallinna 3 haiglasse on viimase 20 aasta jooksul selliseid kapitaalsemaid investeeringuid tehtud ääretult vähe. Ja seda me loomulikult patsientidena kõik ka näeme, kui me neid haiglaid külastame. Ja tänu sellele on kujunenud olukord, kus tervishoiuteenuse kvaliteet Tallinna linnas patsiendi jaoks sõltub sellest, millisesse haiglasse ta parasjagu satub. No loomulikult on kõigile selge, et selline killustatud süsteem ei ole kuidagi mõistlik ega efektiivne. Igal haiglal on oma infosüsteem, oma registratuur, loomulikult haiglad dubleerivad meditsiinitehnikat, erialasid omavahel ja nõnda tegelikult kulutavad ülemääraselt ressurssi, seda hinnalist meditsiiniressurssi, mida tegelikult oleks vaja kasutada patsientide raviks. Mida me teeme selles olukorras, et seda olukorda parandada? Me oleme initsieerinud Tallinna haiglate ühendamise protsessi. Koostöös Sotsiaalministeeriumiga eelmise aasta jooksul oleme pidanud aktiivseid läbirääkimisi selleks, et liikuda Tallinnas ühe Tallinna haigla rajamise suunas. Et meil tekiks üks haiglaorganisatsioon, mis tulevikus opereeriks 2 meditsiinilinnakut, millest üks on Põhja-Eesti regionaalhaigla baasil Mustamäe linnak ja teine siis Lasnamäel uus Tallinna haigla meditsiinilinnak. Nii riik kui linn näevad siin suurt olulist võitu patsiendile, ressursside paremat kasutamist ja raiskamise vähendamist. Esimesel etapil ühendame me Tallinnale kuuluvad 3 haiglat, 2 keskhaiglat ja lastehaigla ühtseks organisatsiooniks ja seejärel loomulikult soovime liikuda edasi koostöös riigiga, et tõepoolest tekiks üks Tallinna haiglaorganisatsioon. Aga loomulikult see ühtne tervishoiumudel toimib ainult koos uue Tallinna haigla ehitamisega. Sellele tegelikult ei ole tõsiselt võetavat alternatiivi. See on läbi analüüsitud ja hinnatud koostöös riigiga spetsialistide poolt ja tõepoolest tuleb nõustuda, et tegemist on kalli projektiga. Praeguste hinnangute kohaselt läheb see maksma ligi 800 miljonit eurot ja see on Eesti ajaloos kõige kallim hoone ehitis. Aga me oleme vaadanud ka alternatiive. Ainus alternatiiv oleks sisuliselt täielikult rekonstrueerida olemasolevad haiglahooned ja kalkulatsioonide kohaselt see oleks ainult mõnikümmend protsenti odavam. Nii et igal juhul Tallinna haiglavõrk lähikümnendil vajab sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvaid investeeringuid, sest viimase 20 aasta jooksul on nad jäänud Keskerakonna juhtimisel tegemata. Nüüd samal ajal rekonstrueerides olemasolevaid haiglaid ei saa me kindlasti sama head tulemust. No võtame näiteks Ravi tänaval asuva Ida-Tallinna keskhaigla ajaloolise hoone, mille ruumid tegelikult ei võimalda neid ümber ehitada tänapäeva meditsiinivajadustele vastavaks. Samal ajal on kindlasti küsimus ka selles, et rekonstrueerida töötavat haiglat on väga keeruline ja see mõjutab alati tervishoiuteenuste osutamist. Mäletame seda aega, kui Põhja-Eesti regionaalhaiglas käisid ulatuslikud ehitustööd ja sellest tulenevad häiringud nii arstidele kui patsientidele olid loomulikult märgatavad.
on seatud küsimuse alla uue haigla asukoht Lasnamäel, et see olevat logistiliselt halvas kohas, et sellele on poliitilised põhjused, miks ta sinna on planeeritud, et see on mingisugune Savisaare projekt, kes tahtis kõik ehitada ainult Lasnamäele ja nii edasi. Ma põhimõtteliselt lükkan selle kriitika ümber. Olles olnud terviseminister ajal, kui Tallinna haigla projekteerimist või kavandamisega alustati, siis tegelikult ka see asukoht vaadati päris tõsiselt üle ja peab nentima, et vastupidi, tegemist on logistiliselt väga mõistliku lahendusega, sest selle tulemusena jääb Tallinnas tulevikus 2 meditsiinilinnakut, millest üks, ehk siis Mustamäe linnak on Lääne-Tallinnas ja teine Lasnamäe linnak on Ida-Tallinnas. Üks suurimaid võite selles kontekstis on kiirabilogistika. Täna kogu Ida-Harjumaad teenindav kiirabi toob oma patsiendid Ida-Tallinna Keskhaiglasse Ravi tänaval ja kaotab hinnalisi minuteid selleks, et manööverdada Liivalaia tänaval, Juhkentali tänaval ja see kindlasti ei ole selle teenuse osutamise mõttes kuidagi mõistlik. Lasnamäel Narva maantee Smuuli nurga peal on logistiliselt kiirabile kindlasti palju parem asukoht, palju parem ligipääs loomulikult ka näiteks Viimsi elanikele ja ka Lasnamäe elanikele ning kesklinnast asub see ju samuti ainult mõne kilomeetri kaugusel. Tõsi on see, et loomulikult tuleb ühistranspordivõrk uue haigla valmimisel ümber vaadata ja seda loomulikult me ka teeme, teha ka bussiühendused teiste linnaosadega, täna on ühendused põhiliselt siis kesklinna ja Lasnamäega, aga sellel loomulikult ühtegi sisulist takistust ei ole, et tekitada tulevikus ka vajalikke otseliine ka teistesse linnaosadesse, et haigla ligipääsetavus oleks parem. Lisaks sellele on meil tegelikult eskiisi tasemel ka läbi analüüsitud võimalik trammide pikendamine Kadriorust kuni Tallinna haiglani, mis seda ligipääsu parandab. Nüüd tänane olukord on selline, et vaatamata sisulisele kokkuleppele Sotsiaalministeeriumiga, et uue haigla rajamisele ei ole sisulist alternatiivi, riik toetab seda visiooni, siis uus valitsus, mis siin mõni kuu tagasi ametisse on astunud, on võtnud tagasi lubaduse leida rahastuskokkuleppe, et me saaksime siin edasi minna. Arusaadavalt 800 miljonit eurot on liiga suur summa, et Tallinna linn saaks seda üksinda kanda. Ja lisaks sellele eriarstiabi osutamine ei ole ju tegelikult ka kohaliku omavalitsuse põhifunktsioon, et riik peabki siin appi tulema. Paraku tundub, et tänane valitsus ei pea pealinna regiooni tervishoiuvõrgu korrastamist ja sellesse investeerimist prioriteediks, aga Tallinn jätkab selle projektiga, selle projekteerimisega, et me mõne aasta pärast oleksime selles olukorras, et meil on ehitusvalmis projekt olemas, et hakata uut linnakut päriselt rajama ja vahepealsel ajal toimuvad ka järgmised Riigikogu valimised, pärast mida tuleb ametisse uus Vabariigi Valitsus ja ma usun, et siis on linna ja riigi koostöös võimalik see otsus vastu võtta, sest veel kord üle korrates mingit sisulist alternatiivi sellele ei ole ja kui me tahame loomulikult, et nii pealinnas kui Põhja-Eestis ka edaspidi oleks maailmatasemel tervishoiuteenus tagatud, siis me peame selle Tallinna haigla lähima 10 jooksul valmis ehitama.